Tere, minu nimi on Jaanus ning siin räägime psühholoogiast ja vaimsest tervist lihtsalt, teaduspõhiselt ja praktiliselt. Viimases videoseerias rääkisime ärevusest ja emotsioonidest. Täna alustame uue teemaga, sotsiaalmeedia. Peaaegu kõik meist kasutavad seda iga päev. Aga kas oled kunagi märganud, et pärast mõnda aega Instagramis või TikTokis tunned end kuidagi halvemini? Mitte alati, aga vahel küll. Sellest tekib küsimus, miks? Kujuta ette, et avad telefoni. Esimene video näitab kedagi, kes reisib palil. Järgmine on inimene, kes lõpetas ülikooli kiitusega. Siis keegi ostab oma esimese kodu. Siis veel üks, kes on suurepärases vormis. Kõik tundub edukas, õnnelik ja justkui perfektne. Sa paned telefoni käest ära, aga sinu elu tundub korraga palju tavalisem. Miks? Kõigepealt üks oluline asi. Sotsiaalmeedia ei tekita automaatselt madalat enesehinnangut. Paljud inimesed saavad sealt inspiratsiooni, õpivad uusi oskusi, hoiavad sõpradega ühendust või leiavad kogukonna, kuhu kuuluda. Probleem ei ole selles, et sotsiaalmeedia eksisteerib. Küsimus on selles, kuidas meie aju seal nähtud töötleb. Meie aju hindab ennast sageli teistega võrreldes ning see ei ole midagi uut. Inimesed on seda teinud tõenäoliselt kogu ajaloo jooksul. See aitab aru saada, kuidas meil läheb võrreldes teistega. Aga sotsiaalmeedia muudab selle võrdlemise palju intensiivsemaks, sest varem võrdlesime end peamiselt inimestega enda ümber. Täna võime mõne minutiga näha sadade või isegi tuhandete inimeste elu. Siin on aga üks oluline erinevus. Enamik inimesi ei jaga oma tavalist päeva. Jagatakse neid hetki, mille üle tuntakse uhkust. Parimaid pilte, suurimaid saavutusi. Kõige ilusamaid vaateid. Sageli jäävad kaadrist välja stress, ebaõnnestumised, igavad argipäevad ja kõik see töö, mis nende ilusate hetkede taga tegelikult on. Kujuta ette, et vaatad filmi, kus näidatakse ainult kõige põnevamaid stseene. Sa ei näe pikki vaikseid hetki nende vahel. Sotsiaalmeedia võib vahel toimida samamoodi. Me näeme teiste inimeste elu tipphetki, aga võrdleme neid enda igapäevaeluga. See ei ole päris õiglane võrdlus. Teadlased nimetavad seda sageli sotsiaalseks võrdlemiseks. Lihtsamalt öeldes tähendab see seda, et hindame ennast teiste inimeste põhjal. See ei ole iseenesest halb. Vahel võib see motiveerida, näiteks õppida midagi uut või alustada rohkem liikumist. Aga kui võrdleme ennast pidevalt inimestega, kes tunduvad meist edukamad, ilusamad või õnnelikumad, võib see hakata mõjutama seda, kuidas me ise ennast näeme. Ja siin tuleb mängu enesehinnang. Enesehinnang tähendab seda, kuidas me ise ennast väärtustame. See ei sõltu ainult sellest, mida teised meist arvavad. Aga teistega võrdlemine võib seda mõjutada, eriti noorukeas ja noores täiskasvanueas, kui arusaam iseendast alles kujuneb. Kas see tähendab, et peaksime sotsiaalmeedia ära kustutama? Mitte tingimata. Teadusuuringud ei näita, et sotsiaalmeedia oleks kõigil ühtemoodi kahjulik. Oluline on hoopis see, kuidas me seda kasutame. Kas me loome ise midagi, suhtleme sõpradega või õpime midagi uut? Võib-olla lihtsalt kerime tund aega järjest teiste inimeste elu vaadates. Need ei ole kõik samad asjad. Mida siis ise teha? Kõigepealt tasub endalt aeg-ajalt küsida, kuidas me ennast pärast sotsiaalmeedia kasutamist tunneme? Kas mul on parem tuju? Kas sain midagi kasulikku teada? Või tunnen ennast hoopis halvemini kui enne? Teiseks, tasub meeles pidada, et sa ei näe kunagi kellegi kogu elu. Sa näed ainult väikest valikut hetkedest, mille inimene või algoritm on sinu ette toonud. See aitab panna nähtu õigesse perspektiivi. Ja kolmandaks, vaata aeg-ajalt üle, keda sa jälgid. Kui mõni konto paneb sind peaaegu iga kord ennast halvemini tundma, tasub endalt küsida, kas selle jälgimine annab sulle tegelikult midagi väärtuslikku. Sotsiaalmeediat saad kujundada ka sina, mitte ainult algoritm. Kui sellest videost jääb meelde ainult üks mõte, siis olgu see järgmine. Sotsiaalmeedia ei näita kogu kellegi elu. Ja mida rohkem me võrdleme oma igapäeva teiste inimeste tipphetkedega, seda lihtsam on hakata iseennast ebaõiglaselt hindama. Aga miks me üldse kipume ennast teistega võrdlema? Kas see on midagi, mida õpetab sotsiaalmeedia? Või on see palju vanem ja loomulikum psühholoogiline mehhanism? Sellest räägime juba järgmises videos. Aitäh, et vaatasid.
Vaimsest tervisest rääkimine ei lahenda probleeme üleöö, kuid aitab meil iseennast paremini mõista. Hoolitse enda eest ning kohtume juba järgmises videos.